No säästulamp iseenesest ei ole ju muud kui õige nimega siis kompaktlamp, mis tähendab piltlikult kokku keeratud päevavalgus toru, on see nii? Täitsa õige. Säästulambi puhul ongi üks selline tähtis moment, et see on tegelikult luminofoortoru tõesti, mis on keeratud kokku vastavalt tootja fantaasiale siis 2, 4, 6, 8 korda ja jällegi sõltuvalt fantaasiast, kas sealjuures keeratud spiraaliks, jäetud sirgeks, kaetakse mingi ilupärast mingi kupliga või mitte. Aga üldiselt on neil kõigil üks ühine omadus, neil on kõigil sees luminofoortoru ja neil on elektroonika, mis ta käima paneb ning sokkel, mis laseb teda, või lambi alus, mis laseb teda keerata siis nüüd tavalise hõõglampi asemele. See teeb tema säästulambiks. Tarbijate valik number 1 on hõõglampi kujuga Osrami halogeen energiasäästulamp Halogen Eco. Sama kirgas ning soe valgus nagu hõõglambil, kuid säästab kuni 30% energiat. Pealegi timmitav ega sisalda elavhõbedat. Eluiga on 2–5 korda pikem kui hõõg või tavalisel halogeenlambil. Maksab kordades vähem kui kompaktluminofoorlamp. Kompaktluminofoorlamp säästab kuni 80% energiat. Oluline Osrami energiasäästulampide omadus on senisest soojem valgus. Elavhõbeda sisaldus Osrami kompaktluminofoorides on väga madal. Osramil on 3 sarja kompaktluminofoore. Tulukstar on populaarseim. Selle eluiga on kuni 10 000 tundi ehk umbes 10 aastat. Neid on saadaval erineva kujuga. Garantii on 3 aastat. Sama lai valik on Tulux Superstaril, kuid kannatab sisse väljalülitamist lausa 500 000 korda ning sütib kiiremini tänu Quick Light tehnoloogiale. Eluiga on kuni 15 000 tundi ehk siis 15 aastat ja garantii 5 aastat. Osrami Tulux Intelligent on laialdane profivalik, mille eluiga on kuni 20 000 tundi ehk 20 aastat. See sütib väga kiirelt. Tulux Intelligent Facility on ainus lamp, mida tohib kasutada isegi koos liikumishanduriga, kuna lülituste arv on piiramatu ja elavhõbeda vabadest koheselt süttivatest LED-lampidest ka. Osrami 8-vatine Paraton Classic sobib 40-vattise hõõglampi asemele. On olemas ka halogeenreflektorlampide analoogiaid. LED-ide eluiga on keskmiselt 25 000 tundi ehk 25 aastat. Kuhu säästulamp ei sobi? Kuhu kindlasti säästulampi on raske sobitada, need on eelkõige uhkemad kristalllühtrid. Sest kristall tahab saada teravat, eredat valgust ja säästulamp annab sellist pehmet valgust ja siis säästulamp üldiselt ei sobi sellistesse ruumidesse, kus on niiske. Või kui on valgust ja niiskuskindel, siis sinna võib. Säästulamp on kindlasti veel tundlik kõrge temperatuuri suhtes, need 4 ruumi valgus ei ole ta kindlasti mitte. Säästulambile üldjuhul ei meeldi ka külmad temperatuurid. Ja üks tähtis moment on see, et säästulambid peaksid olema selliste kohtade peal, kus nad saavad pikemalt põleda. Kuni 15 minutit on optimaalne iga välja arvatud, siis ta kestab kõige paremini. Päris keeruline jutt kokku, aga eks Extorlight'il on ju üksjagu kogemusi ka, 15 aastat täis juba. Jah, tõesti nii on. Tänavu aastal saame tähistada 15 aastat piikest juubelit ja usun, et igaüks leiab endale sobiva lahenduse meie spetsialistide abiga, kellest suurem osa muide on töötanud praktiliselt kogu firma aja vältel, ehk siis üle poole meie rahvast on üle 10 aasta selle teemaga lähedalt kokku puutunud. Uskuge, me teame, mida me räägime.